huvitav point on, et kui sa mediteerid erinevatele energiatele, siis igal energial ja elemendil on muidugi oma funktsioon, oma vibratsioon, oma mõju, oma seos siis kõigi ja kõigega. Järjepidevus ja nagu ma olen rääkinud, Shankya jooga räägib sellest väga hästi. Kus mateeria, peenmateeria, vaim siis omavahel, mis järjekorras nad funktsioneerivad. Kuidas see transformatsioon käib või. Ja teinekord vaatad, et hääleaparaat, ka inimene räägib, eks ju. Mõtle, kui väike täpp ma olen ja sina ja kõik räägid oma juttu, oma arusaama, oma nägemust ja Jumal on nii loonud, et kõik ongi erinevad. Ja selle läbi tekibki siis see armastuses ja dünaamilisus, see lõputu selline mitmekesisus. Ja ka jutu põhipoint oli see, et kui me hakkame mateeriat vaatama, näiteks lähed puukuuri, külm on, eks ju, jälle ma neid puuhalusid tassida, mul järsk trepp ka, eks ju. Võid teha selle puu tassimise väga sellineks ebameeldivaks ja ekspluateerivaks, aga siis sa võid minna puukuuri vaatad, ma ise nagu arendan seda mateeriaga suhtlemist. Mateeria on püha, ma tean teoorias seda ammu, aga just argipäevas, et võtad selle puuhalu, iga puuhalu taga on üks puu, eks ju, puu sees on hing olnud, tänad seda hinge, palvetad ta eest, eks ju, Jumalat, et mul on puud, millega oma tuba sooja hoida. Ma olen rääkinud ka palju vee-elemendist, kuidas duši all võid teha selle pesemise, et see on Jumala pai ja varuuni veejumaluse armulikkus ja nii edasi, eks ju. Kuidas vesi on ühendatud kõikide pühajärvedega, pühajõgedega ja sama see veestiih ja kuidas ta on püha. Ja niimoodi nagu veedades nagu sattva kuuna, et teed kõik nagu vooruslikult. Vabandust. Rahulikult, keskendunult, eks ju. Kui vaja tulekahi kiiresti kustutada, siis kustutad kiiresti, aga üldiselt ma räägin endale ka, nagu elu selline kirglik on, et me oleme harjunud nagu, et mateeria on nagu meie ori selline, et me ekspluateerime mateeriat. Või nagu suhtes algust toome, eks ju, algus on uus ja huvitav, siis mateeria on ka võib-olla alguses suhtutasse hästi ja pärast ta muutub rutiiniks, eks ju, või nagu suhe ka, eks ju, familiaarsus tapab armastus, algus on kõik lilled, värgid, suhe, pärast muutub see inimene harjud ära taga, eks ju, siis hakkad käituma suhtes familiaarselt, eks ju, tema sinu suhtes. See on uued probleemid. Et mõelda, et iga hetk, iga sekund, iga element, iga energia, iga olukord on püha, on jumalik. Iga olend, kes sinu kontakti läheb, on mingi mõte ja sügav armastuslik nagu point seal taga ja ühesõnaga seda me räägime, kõik kultuurid räägivad ja kõik, et kohalolu ja siin ja praegu ja täna me räägime siis natuke selle mateeriaga, et kuidas selle mateeriaga siis nagu, et ise kui sa puudutad mateeriat või kasutad teda kuidagi, siis sellise püha püüad sinna nagu teaduse sisse panna, et see on ikkagi Jumala poolt kingitud. Mis iganes, võtad selle padja ja kõigepealt tänad seda inimest, kes on keegi selle padja, ka vaeva need inimkäed, eks ju, siis on seal see riie, kõik, kuidas see on toodetud, eks ju, siis kuidas õhk, maa, tuli, vesi, kuidas emake loodus on kasvatanud, eks ju, sealt, ma ei tea, puuvilja või puuvilla, eks ju. Ja kasutad siis seda mateeriat tundega ja siis ideaali siis juktavõrage printsiibi, et kasutad kõiki ja kõik oma keha, lapse kasvatamist, söömist, kõige taga on nagu jumalik energiaga, et teisi teenida. Toitu ka sööd, siis pühitsed toitu, siis enne söömist tänad. Püüad toidus võimalikult vähem vägivalda hoida, eks, et saaks vähem vägivalda, eks. Mõtlen seal lihatööstuse värk kõik. Niimoodi igasse sekundisse sügavust ja kõrgust juurde panna ja teadvust ja tähelepanu. Sellest on muidugi lihtne rääkida, aga muidugi meil see vana luup on niivõrd tugev eelmistest eludest, et tuleb rabada, eks, et materiaalne maailma olelasu võitlus. Kõik tuleb murda enda meelte ja oma mõistuse järgi. Kuna ma olen ka väike jumal, eks, et kõik tulevad jumalat mängima, aga probleemid ikka hakkavad siis, kui need jumalad on nagu rohkem. Mõtled, mina olen ju jumal, alateadlikult, mitte otse võib. Kogu maailm peab minu järgi joonduma. Siis tuleb välja, et parem on, et sina joondud hoopis maailma järgi. Sama maailma armastuse seaduse, mateeria, vaimu, energiaseadustele pihta ja siis hoopis selle järgi mängima. Siis sa saad vabaks. Läbi ekspluateerimise vabaks ei saa. Kuigi paistab nii, et nii on lihtsam, eks. Kõva boksi poiss, keegi mölised, paneb paugu ära. Siis kutt on kohe teistmoodi suhtub sinusse, eks.
ma olen lihtsalt tugevam, keegi ei mälise, isegi kui ta targem on, ta teab, et saab mu käest vastu hambaid. No niimoodi mõtle reaalses maailmas mõtlema. Või kui oled hästi rikas, mõtled, et vastu hambaid ma ei saa panna, ma võtan 2 kõva security venda, eks ju. Siis ikkagi kõik kaadavad mind. Keegi lenda peale. See poksipoiss ka, eks ju, kes on võib-olla kade tahab mulle vastu tatti anda. No on tõesti rikkam. Mul on 2 kambaali, kes talle hoopis peksa annavad. Niimoodi see mõistus mahineerib siin, eks ju. Ma tõin võib-olla robustsed näited liiga, aga